No nii, meie kuu autoks on seekord valitud siis Audi linnamaastur, elektrilinnamaastur, millest selline valik ilmselt, kui seda autot visuaalselt vaadata juba, siis kahtlusi ei teki. Eks selle võis arvata, et kui Volkari grupp nüüd hakkab oma seeria elektriautodega tulema, siis järgemööda, eks nad satuvad meil siia rubriiki ka ja Audil on tegelikult välja hõigatud just juba, kui ma mäletan, 5 erinevat e-tronni. Et kui nüüd 2 aasta pärast nendest nüüd see äsja esitletud Q4 e-tron tootmise läheb, siis see peaks olema juba 5. Et esimesena on see tavaline e-tron meil siin nüüd kohal ja ma arvan, et tõenäoliselt on Audi natukene turundusinimestel natuke hapu meel, et Jaguar neist ette jõudis, sest et pool aastat varem jõudnud Jaguar oma e-Pace'iga jõudis ära noppida nii Euroopa kui maailma aasta auto tiitlid, et oleks Audi esimene olnud, tõenäoliselt sõidaksime me praegu Euroopa ja maailma aasta autoga. No me tahame või ei taha, aga me liigume sinna elektrimootorite suunas, et kui vaadata seda e-troni, siis tegemist on ülimalt võimsa elektriajamiga, et ma ei näegi põhjust enam, miks peaks ostma mõne bensiini või diiselmootoriga autot. Jah, aga eks tal on omad miinused ka, et kui me nüüd sõidaksime siin paagi ühel hetkel tühjaks, antud üldse aku tühjaks, siis bensiinijaamas me lahendame selle probleemi mõne minutiga, aga selle auto puhul praegusel hetkel ega meil head rohtu ei olegi, sest et neid kombo kiirlaadijad on Eestis ikkagi loetud eksemplarid ja see tähendab seda, et see auto nõuab ikkagi ka laadimiseks päris korralikku aega. Standardis on 11 kilovatiline koduaku ja saab 22 asemele ja ehkki kiirlaadimisel on võimalik 150 kilovatiga, mis on väga ilus statistiliselt küll, ainuke viga, et ei Eestis ega paljus teistes maades neid laadijad veel lihtsalt ei ole, nii et siin peab arvestama ikka päris korralikult pika laadimisajaga. Aga loomulikult, eks omad plussid on tal olemas, et kas või tõesti see dünaamika, see kiirus, mida me siit saaksime kätte, aga hetkel siin Tallinna oludes ma hea meelega seda võib-olla ei prooviks. Muidu sõitmise koha pealt ega suurt vahet ei ole, sest et kõik see, mida me siin hetkel armaturlaual või siin näidikudes näeme, on ju viimase aja Audi Q-mudelitelt või ka A6-lt, A8-lt kõik tegelikult tuttav, mõned väiksed eripärad välja arvata siin see teistmoodi käiguvalitseja. Aga selles mõttes täiesti tuttav tunne ja on ju ka bensiinimootoriga Audid tänapäeval täiesti vaiksed. Siin lihtsalt, kui hoolega kuulata, siis kuuleme aegalt seda elektrile tuttavat pininat, mis reedab ära, millega tegu on. Nii et ega suurt sõitmise vahet neil tänapäeval tõesti enam ei ole. Audi on Audi, Quattro on Quattro, siin on meil 2 elektrimootorit, üks ees, üks taga. Ja see meeletu koguvõimsus, mis siin on, see tõesti lubab meil siin saavutada sellise 5 sekundit 100-ni, mis on igati äge tulemus. Siis me loomulikult ei räägi enam ka sellisest 400 veidike rohkem kilomeetrisest läbisõidust, millest tuleb suhtuda muidugi igal pool väikese ettevaatusega, sest et ehkki see uus VLTP standard on tõesti justkui realistlikum kui see vana NEDC, siis elu näitab, et tuleb ka sellesse numbrisse suhtuda teatava ettevaatlikkusega, aga ma arvan, et kui 417 on lubatud, siis sellise 300 millegi peale sõidetakse ära küll. Kui loomulikult ei minda kiirteele maksimumkiirust taga ajama, sest siis ei aita miski, füüsika vastu ei saa ja siis lähevad elektronid akust ikka päris kähku. No uutel autodel on igasuguseid juhiabisüsteeme ja kõike muid lisavidinaid, et väga nagu üllatada on nagu juba ilmselt raske, aga ma vaatan, et sellel uuel Audi e-tronil on lisavarustuses võimalik tellida endale virtuaalsed küljepeeglid, et oled sa seda ka näinud? Jah, sellel autol kahjuks ei ole, sest et me näeme siin täiesti tavalisi peegleid, aga põhimõtteliselt on võimalik, et siis nende tavapeeglid tasemel on väiksed kaamerad ja siis nendes aukudes siin me näeksime tegelikult ekraani. Ma kujutan ette, et see on päris harjumatu sõita, ma olen näitusel seda küll kogenud, aga sõitnud ma sellisega ei ole, nii et eks ta veidikene ootamatu oleks, aga samas on siit võimalik siis hakata ka välja suumima ja lisavõimalusi tegema, nii et on ka juba veoautosid, kus tegelikult selline lahendus on kasutusele võetud, nii et eks see on tuleviku teema, kui ühel hetkel tuleb see asi kõik elektroonika peale üle teha. No mis arvad, kui ulmeliseks need autod üldse minna võivad, et palju veel juurde annab panna, et tundub nagu justkui kõik oleks olemas, kõik head asjad, mis üheks autosõiduks vaja on, aga ikka veel mõeldaks. Ega juurde ei peagi väga palju panema, vähemaks hakatakse võtma, sest ma kujutan ette, et ühel hetkel kaob see rool mul siit eest ära ja siis see võib kurb olla küll, sest et ma olen ikkagi nii vanavool inimene, et mina tahaks ise autoga sõita ja ei tahaks, et auto seda ise teeb, aga ise sõitvad autosid oleme ja näitustel juba korduvalt näinud ja tõesti, eks see rool ühel hetkel sealt tõenäoliselt ära koristatakse ja see salong läheb hoopis teistsuguseks. Aga ei, selles mõttes elektriauto on auto nagu iga teine, lihtsalt tänaseni
jäävad nad alla veel sõiduulatuses, üha vähem selles küsimuses ja laadimise, tankimise kiirused on muidugi ka erinevad, nii et kui need probleemid kunagi ära lahendatakse, siis võiks neid laiemalt levikusse tulla, aga eks tulevad ju uued probleemid, sest et eks elektriautosid on ju välja hõigatud juba nii palju, et 10 000 sellelt tootjat ja 30 000 sellelt, et nüüd on tekkinud olukord, et ilmselt ei jõua maailma akutööstus ja metallurgia sellele järgi ja tekib tõsiseid küsimusi, et kas need akud kõik, mis valmis tuleks teha, ka jõutakse õigel ajal valmis teha, nii et siin eks vaatame, kas need suured plaanid, mis on. Eelmine nädalgi oli jutt, et võib-olla tuleb ka Volkeri grupil ja Audil endalgi natuke oma suured plaanid pisut edasi lükata. Eks näis, aga tore on see, et esimesed sellised esindajad on kohal ja see olukord, kus premium klassis oli võrdusmärk tuli Tesla vahele tõmmata, on nüüd ikkagi läinud juba põnevamaks, sest täpselt Tesla ja Jaguari vahel, mida me nimetasime, on nüüd see sama Audi ja kui analoogi veel minevikust tuua, siis kui esimesed hübriidid tulid paarkümmend aastat tagasi, siis ka need tundusid pööraselt kallid autod olevat ja Lexuse puhul peideti see lisahind sinna kenasti sisse ära ja Lexus läks päris edukalt käima. Kui nüüd võtta tava-Audi hinnakiri kätte, siis tõesti ta on suuruselt Q5 ja Q7 vahel ja nende autodega võrreldes tõesti ta on kallim, aga kui võtta nüüd natukene väikse head mõttes kiksuga Q8 juba, mille baashind on 70 000 kandis ja sellel on 80, siis see 10 000 on juba täiesti alla neelatav vahe, seda enam, et elektriaudi varustustase on selline, et kui nüüd see kõik, mis siin olemas on, ka selle Q8-le panna, siis tekib küsimus, et kas tõesti võtta üks või võtta teine, nii et eks see elektrikate laiem tulek võib-olla massidesse hakkabki võib-olla sealt premiumi poole pealt pihta ja on ju päris selge, et ega see ei ole ka viimane premium maastur, mida me siin näeme, sest oleme ka Mercedest juba näinud, nii et lähiajal selles segmendis ilmselt läheb põnevaks ja ma ei välistaks sugugi, et me peame mõne kuu auto valikul veel varsti tulema ja hakkama elektriautodega sõitma. Mis sa arvad, kaua umbes läheb aega, et igal pool saaks laadida? Kas nüüd igal pool, aga sellised peamised laadimiskohad? Eks see on selline ju kahe otsaga asi kogu aeg, et kinni saba lahti, et ühest küljest ei ole autosid, et neid ei saa laadida, teisest küljest ei ole laadida, sest autosid napib ja Eestis oludes muidugi laadijate puudust ei ole, aga kuna meie laadija on Jaapani standardi Shademo põhised, siis need praeguseks rohkem levima hakanud standardi autod nendesse ei klapi, nii et eks näis, see on kindlasti vaja ju ka riigipoolset vahele tulekutest, et ega investeeringud on suured ja on päris selge, et üksikud eraettevõtjad võivad loomulikult mõned laadijad püsti panna, aga suurt probleemi ta kindlasti lahenda. Samas on see kiirlaadimissüsteem on iseenesest selline rohkem nagu kindlustuse moodi, sest et ega suur osa elektriautosid, mis siiamaaniga on, laevad ennast ju tegelikult ikkagi kodus või töökohtades ja kiirlaadimist väga palju pruugigi. Samas, kui me nüüd jõuame ikkagi elektriautodeni, mis sõidavad reaalselt 300-400 kilomeetrit läbi, siis on selge, et me hakkame neid ka maanteedel rohkem nägema, sest et siiamaani elektriautod ikkagi suurel määral on püsinud suurlinnade, Eestis oludes Tallinna, Tartu, Pärnu ümbruses ja väga kaugele, väga sageli teekondi ette ei võta. See asi muutub ja ilmselt see Audi, kui need tarned nüüd hakkavad korralikult tulema, siis on kindel see, et just see on üks auto, mis seda elektriautode levikut hakkab ülespoole pushima ja ilmselt tekitab ka surve, et laadijaid juurde tekitada.